Relvarahu kokkulepped ei maksa suurt midagi ja see USA ja Iraani vahel pole erand. Me näeme seda juhtumas elamikus konfliktides. Iga kord, kui relvarahu kokku lepitakse, rikuvad pooled seda järjekindlalt. 7. mail olid iraanlased valmis saatma ameeriklastele oma vastuse ühe viimase USA ettepaneku kohta, mis oli tehtud käimasolevate nõrkade läbirääkimiste raames. Selles kontekstis pommitas Trumpi administratsioon Kashmiri saart ja Bandar Abbasi linna lähedust. Samal ajal kui 5. mail ründas Iraan Araabia Ühendemiraatide laevu ning Ameerika Ühendriigid neutraliseerisid omakorda mõned Islamivabariigi väikesed alused. Ühesõnaga, sõda jätkub. Tavaliselt kasutatakse relvarahu vaheetapina, et jõuda rahuni. Läbirääkimised, samal ajal kui võitlus jätkub, annavad harva tulemusi, sest osapooled on alati kalduvad kätte maksma varasema vastase rünnaku eest. Relvarahu eiramine näib olevat muutunud tavapäraseks paljudes konfliktides. Teisi näiteid tuleb Gazast, kus rikkumisi on toime pannud Hamas, kuid eriti Iisrael, kes on kehtiva relvarahu ajal tapnud üle 800 palestiinlase. Rääkimata Liibanonist, mis on veel üks piirkond, kus Iisrael rikub süstemaatiliselt relvarahu, ka hiljuti. Sama toimub Venemaa ja ukrainlaste vahel, kus üle 4 aasta kestnud sõja jooksul on lühikesed relvarahud toonud kaasa vaid tulevahetuse vähenemise, kuid mitte kunagi selle lõppemise. Kokkuvõttes tuleb alati arvestada, et kui relvarahu sõlmitakse, võib sõja intensiivsus küll väheneda, kuid see peatub harva. Aga mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate lisateavet kommentaaridest või kirjeldusest. Aitäh!